lugu, mille ma räägin, on minu esimene kogemus, mis juhtub siis, kui sa ütled, mida sa mõtled. Me oleme Nõmmel Ravila pargis, siin lähedal ma käisin lasteaias ja siit mööda seda tänavat läks tee metsa, kus me käisime lasteaega mängimas. Ja ma olin 6-aastane, me läksime oma lasteaiarühmaga. Tänava lõpus ühe maja juures tuli meile vastu üks abielupaar. Tol päeval oli meie kasvataja Hilja. See abielupaar oli kasvataja Hilja tuttavad. Nad pöördusid selle laste summa poole küsimusega, kas kasvataja Hilje on hea kasvataja, tore kasvataja. Me vastasime kõik kooris ja. Järgmine küsimus, mille nad veel meile esitasid, oli, kas kasvataja Hilje mõnikord ka riidleb. Kõik lapsed olid vait ja mina ainsana ütlesin jaa. Ja see ei olnud minu jaoks miinusmärk, sest ta oli range, lihtsalt tol päeval ma nüüd õppisin teda veel ühest teisest nurgast tundma, aga ma arvasingi lapsena, adusin seda, nüüd ma oskan sõnastada, et me vajamegi mingeid piiranguid ja reegleid ja seda ta meile panigi. Siis me jõudsime metsa, kõik lapsed läksid mängima. Mina seisin 2 tundi männina ajal, sest ta keelas mul teiste lastega mängimise ja ta hakkas mind mõnitama. Kasvatas mind iroonia relvaga. Aeg-ajalt justkui väsides sellest ja sellest uuesti mind ette võttes. See 2 tundi oli mu jaoks üks hirmsamaid kogemusi ja mitte ilmselt, vaid oligi esimene sellelaadne kogemus üldse. Ma läksin Kupla selle 2 tunni jooksul ja mu jaoks kerkis väga-väga palju küsimärke. See, kas öelda tõtt või mitte, kõigepealt üldse arusaamatus, mida ma tegin valesti. Pluss veel see, et ta keelas mul üldse enam lasteaeda oma nägu näidata. Ma puutusin kokku olukorraga, kus ma pidin kodus seda varjama. Lõpuks kõik need asjad olid ületatavad, aga see situatsioon meenub mulle ikka ja jälle, kas mu enda puhul või mõne teise inimese puhul. Kui palju öelda, kuidas öelda, kas üldse öelda.